Täna siis kliendi loast ma tahaksin rääkida teile sessioonist, mida me kliendiga läbi viisime ja mida me siis teada saime selle käigus. Ehk siis lugu on anonüümne, ilma nimedeta ja kliendilt on luba võetud. Niisiis, kliendi pealmine teema oli ebapiisavus ja tunne, et ma ei vääri armastust. Ehk siis ma ei ole piisav ja ma ei vääri armastust. Ja läksime siis uurima, kus see kehas asub ning millal see tekkis esimest korda kliendil. Ja tuli välja, et esmakordselt see tunne, et ma ei ole piisav, tekkis siis, kui ta oli väike laps. Sellel hetkel, kui vanemad läksid lahku. Ja sel hetkel, kui vanemad lähevad lahku, laps siis tavaliselt tunneb, et vanemad lähevad lahku just tema pärast, ehk siis selle lapse pärast. Ja paraku sellega ei saa mitte midagi teha sellel hetkel, kui sa just ei seleta oma lapsele, et see ei ole tema süü ja et see on lihtsalt nagu vanemate vaheline asi, kus nad ei suuda siis oma suhet niimoodi korras hoida ja korda teha. Et kõik on hästi ja see ei ole lapse süü ja siin on hästi oluline nüüd nendele lapse vanematele, kes siis lähevad lahku, kellel jäävad lapsed, et lastele on vaja selliseid asju seletada, et see, et me lähme lahku, ei tähenda seda, et sina oled selles süüdi, et meil on selleks omad põhjused, et me lihtsalt ei sobi naise ja mehena kokku, et siukseid asju on lastele vaja seletada. Muidu nendel jääbki siuke uskumus, et nemad on süüdi terveks eluks. Ja kuidas see, ehk siis ta pidi nagu valima kahe vanema vahel ja tundis, et ta on süüdi ja sel hetkel tekkiski uskumus, et ta ei ole piisav ja ta ei ole armastust väärt. Ja edaspidine elu ei olnud ka väga lilleline, sest ta pidi valima ühte vanemat, kellega ta jääb elama. Ja kui ta kasvas suureks ja täiskasvanuks, siis täiskasvanu eas ta valis selliseid eemal olevaid ja külmasid mehi, kes tegelikult kinnitasid talle tema uskumust, et ta ei ole piisav ja ei ole armastust väärt. Ehk siis me tõmbame ligi samasuguseid. Me ei tõmba ligi teistsuguseid. Ehk siis alati tõmbub ligi samasugune. Ehk siis, mis see tähendab? See tähendab seda, et kui minul on uskumus, et ma olen ebapiisav ja ma ei ole armastust väärt ja minu sees on suur armastuse puudus ja selline tühjus ja auk, siis ilmselgelt ma hakkan otsima inimest, kes täidab seda auku, ma hakkan otsima seda partnerit, kes annab mulle selle armastuse ja piisavuse tunde ja suudab seda minu auku täita. Aga kahjuks sellised partnerid teele ei satu ja pigem satuvad need, kes on samasuguses kohas, kes vajavad ka armastust, kes ka tunnevad, et nad on ebapiisavad ja nende klaas on samamoodi tühi. Mis siis tähendab tühi klaas? Et kui ütleme, mina olen siis tühi klaas ja vesi selle klaasi sees on armastus. Ja kui seda armastust ei ole, siis klaas on tühi. Ja kui mul on tühi klaas, kuidas ma saan anda endale armastust või kellegile teisele, mida ma valan sellest klaasist? Mitte midagi, sest mul ei ole mitte midagi seal sees. Ja kui teisel inimesel on ka tühi klaas ja ei ole armastust ja mina muudkui nõuan, et anna mulle seda vett, aga tal on tühi klaas. Ja me mõlemad oleme nagu kaks tühja klaasi ja meil on pretensioonid üksteise suhtes, et kurat, miks sa mulle ei anna seda armastuse tunned, et miks sa ei anna mulle seda armastust, et käitu ometi niimoodi, nagu mul on vaja, et sa suudaksid mulle anda seda armastust ja ma saaksin seda tühimikku enda sees täita.
Aga see ei tööta niimoodi, et kui sina oled tühi klaas ja tema on tühi klaas, siis teil lihtsalt ei ole mitte midagi üksteisele anda. Ja te lihtsalt jätkate seda sama mustrit, kus te lähete suhtest välja ja ütlete, et ma ei ole piisav, see partner on vale, küll ma otsin kedagi, kes suudab mulle armastust pakkuda. Aga tõde on selles, et sa ise ei suuda pakkuda armastust ei partnerile, ei iseendale, mis on veelgi olulisem. Ja teate, mitte kõik räägivad sellest enesearmastusest, et peab ennast armastama. Aga reaalses elus mitte keegi ei tea, kuidas seda praktilises mõttes teha. Mitte keegi ei tea, mis tähendab ennast armastada praktilises igapäevakeeles. Ja kui mina räägin enesearmastusest, siis ma räägin tavaliselt sisemisest lapsest, ehk siis nendest juurtest, kus mina kui väike laps oskasin veel määratleda seda armastust. Ehk siis kui te lähete mõne väikse lapse juurde ja küsite tema käest, et mis on tema jaoks armastus, siis väike laps teab väga hästi, mis on armastus, sest ta ei ole veel nii palju mõjutatud kõikidest nendest välistest asjadest. Ja kui sa küsid väikse lapse käest, et mida sa vajad, et tunda ennast armastatuna, siis ta vastab sulle väga lihtsaid asju, ütleb sulle, et see ei ole nagu mingi voodoo. Et ta võib öelda sulle, et ma tahan mängida näiteks või ma tahan joonistada, aga kõige tihedamini muidugi ta vajab lähedust. Ja see ongi armastus, see on kalli, see on pai, see on hoidmine ja see ongi armastus. Ja kui mina ei suuda seda pakkuda iseendale ja oma sisemisele lapsele, siis ma ei suuda seda pakkuda ka teisele inimesele, ka oma partnerile, ka oma lastele. Sest mida ma pakun, kui ma olen tühi klaas? Ja teate, see sisemine poiss või tüdruk, kes tunneb, et ta ei ole piisav, ta elab siiamaani teie sees. Ja just see osa teis tahab seda armastust saada ja tunneb, et tal on puudu. Tunneb, et ta ei ole piisav ja ta on ebaväärtuslik. Ja see osa, see väike tüdruk või poiss elab siiamaani sinu sees. Ja ennast armastada tähendabki seda, et ma andan seda armastust sellele sisemisele osale, kes jäi sellest ilma. Mis see praktilises mõttes tähendab? See tähendab seda, et ma küsin selle väikse tüdruku või poisi käest iga päev, et mida sa tahad, mida sa vajad. Vajadusel ma kallistan või hoian seda osa ja see osa on minu sees. Ja ma annan talle seda, mida lapsepõlves ei saanud vanemad anda. Mulle. Ma pakun seda iseendale. Ma saan nii-öeldes lapse vanemaks oma sisemisele lapsele ja andes talle seda, mis tal jäi puudu, ma saan iseendale armastust pakkuda, sest see väike osa on endiselt minu sees. Kuidas ma saan aru, et see väike osa on endiselt minu sees? Ehk siis näiteks kui partner ei paku mulle armastust ja ma tunnen ennast ebapiisavana, siis see osa tunneb ennast ebapiisavana, sest reaalsuses, tegelikkuses sa oled juba piisav, sest sa oled sündinud siia. Ehk siis jätkates kliendi looga läksime tervendama seda sisemist last ja seda osa ja sisemiste lastega siis tuleb alati ühenduda. Ehk siis need on need osad, mida me hülgame ja jätame maha ja siis terve elu otsime neid osi ja igatseme neid taga ja otsime neid teistest inimestest, partneritest. Ja tihtilugu satuvadki sellised samasugused partnerid, nagu ma juba ütlesin. Ja otsides seda armastust teises inimeses, me võime tahes-tahtmata liikuda nagu partneri positsioonilt näiteks ema positsioonile. Ja hakata siis teenindama seda teist inimest sellega, et välja teenida armastust. Aga siis hierarhia läheb paigast ära. Kui mina olen oma partnerile ema ja partner astub lapse tasandile, siis toimub insest.
Aga mis tunne on seksida pojaga? Kohutav. mis paari suhtest me siin räägime? Või kui noor neiu tahab armastust saada, otsib turvalisust ja leiab omale sellist kõva meest, kes astub talle isa rolli, siis toimub ka nihkumine. Ja tasakaal läheb paigast ära. Ja kui see isa ei suuda piisavalt armastust pakkuda ja täita seda auku, siis tekivad probleemid. Ja see ongi see tühja klaasi värk. Et kui me oleme tühjad, me ei saa pakkuda ka teisele armastust. Ma ei ütle seda, et suhted suure vanuse vahega ei tööta. Ma lihtsalt räägin dünaamikatest, mis võivad tekkida siis, kui sa tunned enda sees armastuse puudust ja kui sa nõuad seda teiselt inimeselt selle asemel, et pakkuda seda ise endale. Nii, edasi selle kliendiga me läksime natukene veel sügavamale ja leidsime sellist mustrit, et nii minu kliendil kui ka kliendi emal ja kliendi vanaemal 3 põlvkonnas oli samasugune muster, et mehed petavad ja naistel on hirm lahkumineku ees ja hirm üksinduse ees. Ja see juhtub mustrina. Ja kui mingi asi juhtub mustrina, eriti põlvkondade sees, siis sellist asja nimetatakse põlvkondade üleseks ehk transgeneratsiooniliseks traumaks. Trauma, mis kestab põlvkonniti. Ja see on siuke muster, kuhu sa satud nagu ämbliku võrku, mis lihtsalt juhtub sinuga, millest sa ei saa arugi, et kuidas ma sellisesse asjasse üldse sain sattuda. Ma ei ole normaalne inimene, et kuidas ma valin kogu aeg samasuguseid mehi, kes käituvad samamoodi. Ma ju olen normaalne, aga juhtub. See on näiteks niimoodi, et valin mehi, kes näiteks petavad. Ja järgmine mees vaatan, on normaalne, petab jälle. Siinkohal ma ei räägi endast, vaid ma räägin, kuidas väljendub see selline muster. Ja emal on sama asi, vanaemal on sama asi. Et siis siin tuleb leida ka see juur, kust see muster alguse sai, selleks, et seda elimineerida süsteemist ja eralduda sellest, et astuda oma saatuse teele ja mitte korrata nende saatust, kellest see alguse sai. Antud juhul siis vanavanematest. Ja siin tuleb sellest eralduda, selle asemel, et ühenduda, sest sa oled niigi ühenduses ja see muster, millega sa oled ühenduses, ei ole tervislik. Ehk siis see on düsfunktsionaalne. Nii, ja niimoodi me eraldusime ja tekkis jälle vaba energia, tekkis kergus, mis on väga-väga hea ja positiivne. Ja lisaks sellele sessiooni lõpus, et kes siis usub eelmise elusid, see usub, kes ei usu, see ei usu. Aga mina teen nendega ka tööd, nende slaididega, mis avalduvad alateadvuses. Et seal ma nägin sellist pilti, et see avaldus ühes elus, et oli selline abikaasa, kes on külm, ja see naisterahvas elas siis selle mehega koos, kuigi ta tahtis sooja suhet. Ja seda me alateadvuses ka eraldasime, et lõpuks minu klient saaks valida selliseid soojasid partnereid, mitte külmasid. Sellepärast, et juba muster oli välja kujunenud, et ma valin emotsionaalselt kättesaamatuid ja külmasid partnereid. Vot selline siis väike lugu tänasest kliendi loost. Aitäh minu armsale kliendile, kes lubas seda jagada ja ma loodan, et see oli teile kasulik. Kirjutage kommentaare video alla, et mis te sellest arvate, mis mustrid teil on ja lihtsalt võib-olla jagage oma lugusid.
aitäh!